ongi aeg sealmaal, kus ma hakkan lõpuks teelele sinist printsessi kleiti tegema. Nagu eelnevates videodes mul on siin mega palju tülli, sellest tuleb seeliku osa. Siis mul on see ülemine pluusi osa, sellist libedat venivat sinist kangast, lükre on selle nimi. Ja mul on siin ka igasuguseid paelu ja lõpuks sellised leebitavad, ma ei teagi, mis need on siis, pärlid või mummukesed, et ma kajastan siis seda natukene oma YouTube'is ja TikTok'is teen siis ka sellise lühikokkuvõtte õmblustöödest, et päris äge sinine värv, aga hakkame siis kõigepealt lõikama. Siin on mul ka siis need nõelad ja käärid, et ega ma täpselt ei tea, mis ma tegema hakkan. Mul on siin üks teele eelnev kleit, et ma võtan selle aluseks. Siit saan ma pluusi osa ja seelikosa. Seelikosa ma tahan muidugi palju kohemama teha, et see kõik tuleb ära kasutada. Ma oma õmblustöid teen alati selline, mul on küll mingisugused purdad, kes teab õmblemisest, siis need on õmblemise minu arust A ja O-d, et seal on nii ägedaid lõikeid, aga ma olen selline kuidagi laisk või ma ei tea, kas laisk, võib-olla mõnes mõttes äkki nutikas, et ma tavaliselt teen teiste riiete pealt, võtan lõiked ja see on juba kuidagi nagu selline sisse kantud ja siis on nagu hea sealt edasi toimetada ja õmmelda. Proovime selle pluusi osa teha. Vaatame, kumb on õige pool. Mul on seda nii palju, et ma ei tea, ma saan endale ka mingi pluusi siit. Tegelikult ma endale ei viitsi väga õmmelda, et mul ei ole üldse aega. Ma tahaks tegelikult palju rohkem õmmelda, aga nagu ikka seda aega ei ole. Üldiselt, kui ma midagi teen või toimetan, nagu mu YouTube'i videodes olete näinud, siis ega ma väga ei räägi, ma olen nii asja juures, et minu arust, kui ma midagi teen, näiteks õmblen ja samal ajal rääkida, siis see megalt nagu segab, et mulle meeldib vaikuses meisterdada ja toimetada, et ma alati imestan näiteks küünetehnikuid või juuksureid, et kui nad teevad tööd, siis samal ajal nad nii ägedalt jutustavad, et minul kuidagi nagu segab, kui ma jutustan ja samal ajal pean midagi tegema, et seega ma üldiselt siin õmblustööd väga ei räägi, et ma olen hästi keskendunud. Saada nii kaua näiteks head muusikat kuulata samal ajal, kui ma siin üritan sellise kanga siis seebi või kriidikesega siin mingi lõike võtta. Sinne päästevesti on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune, sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis seal ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule, kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel. Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin. Ma arvan, et on kergem uputada merre. Kõik, mis tuleb meelde, kõik, mis olin mõelnud, kui liial sul ei öelnud. Alles ta jääb, kuskil kuus sotti viikus, mul jäi eile tääb lahti. Vaata emps, ma sõidan käed lahti. Teel, mis tõstab, viskab maapind nagu munakarp. Kiivri peas ja prillid, sinu suurte poiste rulab park. Otsides vist vastuseid, mis istusid mul süles. Kaevan ekskavaatoriga vanad kombed üles suu. Meil kõigil on üks diiler, kes meil unistusi. Ma tegelikult lootsin, et on kergem uputada merre. Ja nüüd tuleb mõelda, kuidas see seeliku osa võiks tulla. Ma natuke mõtlen ja uurin jällegi meie toorik kleiti.
et ma teen vist ka siia nagu siin kleidil on selline aluskangas ja siis ma hakkan siia neid tülle külge õmblema, et vaatan, kas ühesõnaga selline sirge aluskangas ja sinna peale hakkan siis seda kõige tülli panema, siis tuleb selline suur pusaprintsessi kleit. Nii, aga lõikame siis siit ikkagi selle aluskanga ka ära. Nii, ma lõikasin vahepeal välja ülemised osad, 2 tükikest ja siis sellised seelikosad, kuhu siis ma hakkan tülli õmblema peale. Aga nüüd on nii-öelda viimane väljalõige ja ma proovin lõigata ka siit tüllist siis sellised kohevad seelikosad välja. Üldse surun veel karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Justkui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin. Ma arvan, et on kergem. Näitan natukene lähemalt ka, siin on pluusi osa, see on siis seeliku alusosa ja siia ma siis hakkan niimoodi järjest panema seda tülli, et ma teen nagu mitu rida, et panen esimese, siis ma panen teise ja tõenäoliselt kolmanda ka, et ma panen teda hästi nagu tihedalt, et ta tuleb selline hästi kohe kokkuvõttes, et mul seda tülli veel siin lõigata küll.